Nii ja tere tulemast siis tänasele webinarile. Mul on hea meel sind igal juhul sind toetada ja kui sa oled otse, siis on see natukene nagu alati privileeg, et sa saad otse küsida. Ma saan vastata nendele küsimustele, ma saan teha sinu järgi webinari. Nii et aitäh kõikidele, kes täna otse on. Ja täna me siis räägime siis mis on need asjad siis, mida sa pead arvestama, et kuidas saada eksperdina raha. Nii et ma julgen ka, et kui sa vaatad kordust, sa võid mulle kommenteerida, sa võid mulle ka Messengeri kirjutada, mis on siis, ma tahaks ka rohkem tuttavamaks saada, et ma saaksin siis rohkem aidata, nii et kui sa oled siin ja sa veel ei ole ennast tutvustanud, sa võid julgelt chati ka pannud. Nii et väga põnev on näha teid siin, on ju ja kuidas olla nähtava teenusega jõuda potentsiaalse kliendini, vot. Et siin ongi väga hea võimalus sul aru saada, et ma räägin selle raamistiku sulle ära, et see on selline raamistik, mis tuli minu juurde tegelikult sellisel moel, et ma alustasin oma äri 17 aastat nõustamises inimestega ja mul läks see nii hästi, et 10 aastat tagasi ma otsustasin siis ainult sellega põhimõtteliselt tegelema hakata. Ja 10 aastat tagasi siis alustasin oma ettevõtet Heidi Blumberg International ja väga kiiresti juba esimesel tegevusaastal oli mul käive 100 000 eurot. Ja siis mul hakkasid tulema inimesed, kes küsisid, et Heidi, et mida sa teed? Et kas ma võiksin kopeerida, mida sina teed? Ja ma ütlesin, et ma ei tea, et ma tegelikult ju ainult aitan inimesi alateadvuse teemal ja neid blokeere eemaldada ja kõike muud ka. Ja ühel hetkel ma hakkasin võtma siis, ma lõin sellise äri mastermindi, ma lõin erinevaid selliseid müügiprogramme ja ma märkasin seda, et inimesed, kes hakkasid minu valemeid rakendama, hakkasid oluliselt rohkem raha teenima. Nii et mul on kliendid, kes alustavad minuga juba 2 nädala pärast, teenivad tuhandeid eurosid rohkem kui enne minuga alustamist. Nii et ma sain aru, et tegelikult see raamistik, mida mina kasutan, on ju, töötab ükskõik mis valdkonnas. Nii et kui sa oled siin väga erinevas valdkonnas, siis tegelikult siin on üks kindel raamistik, mida ma täna räägin, seal on tegelikult ainult 3 sammu. Ja mis seal taga ongi see, et inimesed tihti ei saa aru, mis need 3 sammu on ja kuidas neid samme siis omavahel siduda ja samamoodi inimesed tihti ei saa aru, mis etapis nende äri on või mis on nende üks pakkumine, mis on see asi, milles nad tõeliselt head on ju, mis neid silmad särama paneb. Nii et siin on nagu erinevaid küsimusi ja noh, tegelikult ma täna räägin sulle 2 pakkumisest, mis mul täna lõpus on ja kui sa tunned, et vot ma tahaksin, et mul see tuliopusaasta nüüd tuleks teistsugune kui eelmised aastad, siis võib-olla sa pead midagi muutma ka oma tegemistes on ju või pakkumistes on ju või kuidas sa seda teed. Nii et ma kohe jagan sulle neid slaide siia ja alustame tänast väga ägedat webinari. Nii et kuidas siis eksperdina raha saada? Nii et ma täna tahaksin nagu rääkida sulle sinu küsimuste vastused, nii et kui sul siin täna tuleb mingeid küsimusi, siis ja sa oled otse, siis hästi kirjuta mulle siia chatis on ju. Ja ma saan seda rohkem rääkida sinu valdkonna baasil on ju, kui ma juba tean, millega sa tegeled on ju, natuke rohkem tunnen sind on ju, seda ma teen oma klientidega on ju. Nii et minu eesmärk oleks sinuga rohkem tuttavaks saada täna ja võib-olla vaadata, kuidas mina saaksin sind ka toetada edaspidi. Nii et sul on oma asjatundlikkus praegusel hetkel juba olemas, kui sa ei ole veel aru saanud, mis on sul nii-öelda sinu oskuste baas, mis on sinu tugevused, mis on sinu isiklikud tugevused, mida sa omad, sest minul täpselt müügioskus on mul tegelikult juba kaasasündinud, see on minu juba human design'i kaardis, et ma olen väga hea müügioskus. Nii et ma ei pidanud väga palju õppima seda, et kuidas seda teha. Aga samas ma oskan energeetiliselt seda ka inimestele õpetada, nii et mul on päris palju erinevaid müügikoolitusi, ma olen aidanud inimesi saada üle müügiplokkidest, igasugustest asjadest, mis mul on juba tegelikult kaasasündinud asi. Nii et võib-olla sinul on ka mingi selline asi, kui sa täna kuulad mind, mis sa märkad, et mis on sulle justkui nii-öelda ebaõige eelis, jah. Võib-olla ja selles mõttes ma tahaksin, et sa leiaksid täna selle ühe asja, millest sa tõesti võiksid olla ekspert ja inimesed oleksid nõus maksma selle eest, mida ainult sina oskad.
nii et selle saab siis, mina aitan inimestel seda muuta siis digitaalseks toodeteks, raamatuteks, pakkumisteks, mis müüvad ennast ise, samal ajal kui sina oma elu naudid. nii et absoluutselt aitan inimestel käivitada siis selliseid süsteeme, et sel ajal, kui neid tegelikult kodus ei ole, nad on kuskil, ma ei tea, Palil, Palmisaarel, mingitel retriitidel, siis neil müügid ikkagi toimivad ja tegelikult see maksab siis nende igasugused reisid, elamised, asjad kinni. nii et see on see, mis on kõikidele meile võimalik, on ju, kui sa oskad seda teha. nii et see süsteemi arendamine ei võta sul ainult nädal või kaks, see on selline pikem protsess, aga mida rohkem sa sellist süsteemi saad enda jaoks tööle panna, seda lihtsam see on. nii et minu kliendid väga palju reisivad, puhkavad iga kvartal, käivad välismaal. Nad kasvatavad, võib-olla tööd teevad võib-olla 15-20 tundi nädalas maksimaalselt, on ju. Ja tihti võtavad nädalaid tõesti vabaks. Et see on nüüd see tõesti, et kui sa saad sinna kohta, et sa oled oma eksperti taseme nagu saanud sinna kohta, et inimesed on nõus sulle maksma. Võib-olla minu lubadus sulle selle webinari lõpuks, et saad teada, kuidas eksperdina raha teenida. Ehk siis ma arvan, et sa oled juba mitmes vallas ekspert. Nüüd ongi asi, et kas sa tunnistad endale, et sa oled seda või saab seda arutada, mis on see spetsiifiline asi, milles sa ekspert tahad olla. Ja ma ei luba sulle, et sa hakkad kohe siin miljoneid eurosid pärast seda webinari teenima, aga ma luban sulle selguse selles mõttes, et sa võib-olla saatsid nagu mingi mõtte, et vot ma lähen siit nüüd edasi ja ma tean, kuidas edasi minna, või sa mõtled, et ma tahaksin sellel aastal näiteks töötada, eks ole. nii et see variant on ka. Ja veel kord ma rõhutan, et mina näen ettevõtlust ja seda eksperdi teekorda üldse nii, et see on siis absoluutselt kooskõlas sinu väärtuste ja eluga. Sellepärast, et sa ei saa teha ettevõtet ainult sellepärast, et raha teenida. Sul peavad olema need ka koos sinu väärtustega, need peavad olema sul tuuma rõõmu, sul peab olema mingi visioon, missioon. Seda kõike ma siin ei räägi, see on nagu juba selline programmi teema. Aga kui sul selle kohta küsimusi on, kirjuta mulle Messengeris, põrgatame mõtteid. Võib-olla saadan sulle mõne lingi podcasti või kus ma räägin nendest asjadest. Nii et täna, et maksimaalselt ka siin osaleda, mul oleks väga hea meel, kui sa paneksid kaamera sisse. Ma ütlen kohe alguses ka ära, et mulle väga meeldib teid vaadata ja ma tunnen, et ma siis ei pea siin päris monoloogi ja oleks hea, kui sa paneksid igasugused liigsed veebiaknad ja sotsiaalmeedia kinni ja luba igasugused televiisorid, raadiod kõrval mängivad, pane need ka kinni, on ju. Ja unusta hetkeks igasugused arved, nimekirjad, uudised, uudiskirjade tegemine ja lihtsalt ole siinkohal, sellepärast et me teeme siin ka sinule muutust, sellepärast et ükski minu webinar ei toimu ilma energeetiliste protsessideta. Ja see on sinu aeg investeerida oma edusse ja edu nõuab keskendumist. Ütle mulle nõus, kui sa saad aru, et edu ei tule niisama, edu vajab tegelikult fookust. Ja? Oled märganud seda, et inimesed, kes võtavad endale fookuse, kes planeerivad endale aja, et oma asju teha hästi ära, siis tegelikult need inimesed õnnestuvad, jah. Ja ma räägin ka täna, et mis sind päriselt tagasi hoiab, nii et sul võib-olla on sellised mõtted peas nagu mul pole midagi piisavalt väärtuslikku, mida jagada, ma ei tea, mida müüa, ma ei tea, mis teenuseid või toodet teha. Mul on liiga palju ideid, tunnen end rumalana, kui ennast avalikult välja tood. Mis siis, kui keegi ei osta, mis siis, kui ma teen midagi valesti. Ma kardan, et see pole piisavalt hea, mul pole aega, ma olen liiga hiljaks jäänud, sest keegi teine juba teeb seda. Nii et sa võid vaadata, võib-olla panna siit chati, milline number või millised numbrid sind esindavad, mis mõtted sul praegu peas on, et sa võid panna täiesti, sest ma proovin täna sul neid vastuväiteid hakata ületama, on ju, kui ma vaatan, mis teil tuleb siin, on ju. Nii et mis number siin on sul siis ka, on ju, võib-olla sa ei tea, mida müüa, võib-olla sa ei oska pakkumist kokku panna, võib-olla sa ei oska boonuseid luua, võib-olla sa ei oska midagi muud teha, võib-olla sa ei tea, mis üritust teha või kus, on ju, kus leida koostööpartnereid, mida iganes, nii et anna mulle siin teada, mis number sind siin kõige rohkem takistab. Ja ma tahaksin, et sa teaksid, et kõik, mis sinu pähe tulevad, sinu unistused, on ju, need ei ole juhuslikud, need on sulle täiesti universum saadab sulle, on ju, üliteadvus saadab sulle need unistused, sellepärast, et sul on potentsiaal neid ellu viia.
jah. Nii et kui sa teed oma unistuste tahvleid ja igasuguseid asju, siis need asjad ei maandu sulle juhuslikult, jah. Nii et mina ka, ma ei tea, kas te märkasite, et meil tuleb ka unistuse tahvlikoolitus, ma väga kutsun sind osalema, seal me räägime täpselt, mida hing tahab sulle öelda nende erinevate sektorite unistuse tahvlil. nii et kui sa tahad linki, siis kommenteeri, ma jagan pärast seda sulle ka. Ja maailm vajab sinu unikaalset plaani, mis see tähendab seda, et meil kõikidel on unikaalsed lahendused, et minu juurde tavaliselt jõuavad naised, kes on liiga tagasihoidlikud. Jah, sellepärast, et ma ise olin ka aastaid väga tagasihoidlik ja tagasihoidlik oli, minu kodus räägiti, et tagasihoidlik on voorus et rääkimine hõbe, vaikimine kuld, on ju, et sellised head Eesti vanasõnad, on ju, käisid ikka käsikäes, mul vanaema oli Eesti filoloog Tartu Ülikoolist ja ta ikka suutis mind kogu aeg üllatada igasuguste tsitaatidega mingitest romaanidest ja asjadega, nii et see vaikimine oli ka väga tark näed välja siis, kui sa ei räägi midagi, on ju. nii et see õigel ajal suu lahti tegemine oli minule nagu väga suur muutus. Ja enne kui me sügavalt sukeldume, siis ma räägin sulle ka natukene, mis minu lugu on olnud. Ma natuke juba siin teile rääkisin, kes otse on, aga ma unustasin salvestama panna, nii et ma korra räägin veel selle läbi. Nii et minu lugu algas siis tegelikult juba aastaid tagasi, 27 aastat tagasi sain ma ettevõtjaks, mitte juhuslikult, vaid ma läksingi Tallinnasse ja täiega siis ostsin ettevõtte. Tookord oli see asutamine väga keeruline, lihtsam oli minna ja osta riiulifirma, nii et ma ostsin oma esimese ettevõtja, millel ei olnud üldse tegevust. Tänapäeval on see muidugi hoopis teistmoodi, võid juba 10 minutiga teha endale ettevõtte, ei pea kuskile minema, ei pea kuskile pidulikult Tartust Tallinnasse bussiga sõitma, et osta ettevõtet, vaid tänapäeval sa teed seda nagu niuh ära, on ju, jah, kus iganes sa oled. Aga ja mis on minul ka oli väga pikalt, oli mind tagasi hoidsid asjad, selle üks väga selline suur asi minu jaoks oli, nimelt mul õnnestus siis Levisega 11 aasta jooksul 4 last saada. Ja meie noorim laps on praegu 11-aastane, nii et kui sa natukene siin mõtled, ta saab varsti 12, siis ongi 10 aastat tagasi ma siis alustasin Heidi Bloomberg Internationali, kus ma otsustasin, et ma keeran oma hobirahaks. Jah, nii et enne, kas sa tead, mis on vahe hobil ja ettevõttel? Meil paljudel võib-olla, sul on ka võib-olla ettevõtte hobi, on ju. See on see, et sa vahepeal teed, vahepeal räägid, on ju, mõni klient tuleb, mõni käive tuleb, on ju, aga sa ei tee seda mingi süsteemi järgi, jah. Nii et väga paljud ettevõtjad teevad Eestis seda oma äri tegelikult hobina, jah. Teen siis, kui tahan, on ju, kui aega on, kui palgatööst üle jääb, on ju. Aga mina otsustasin siis, et kui Helena läks 2-aastaselt lasteaeda, et mina hakkan nagu päris ettevõtjaks. Ja see oli selline tore otsus, ma isegi panin ettevõtte nime Heidi Bloomberg International, nii et mul oli väga suur kava minna siis välismaailma vallutama. Ja see oli siis ka mu nimes on ju näha, nii et tänaseks see üsna ruttu sai tõeks. Esimese aasta lõpuks oli mul juba 100 000 eurot käivet, mul olid väliskliendid, mul oli Eesti kliendid, kõik läks väga hästi käima. Ja siis inimesed hakkasid küsima, mitte ainult eestlased, vaid ka välismaalased, ameeriklased, et Heidi, kuidas sa teed? Kuidas on see võimalik? Kuidas on võimalik, et sa paned postituse välja või kirja välja ja sul tuleb 29 klienti, kes tahavad kohe sinuga töötada täna? Ja. Kuidas on see võimalik, on ju, et sul ei ole vabu aega 3 kuud ette broneerida, on ju, kliendiga, on ju. Kuidas on see võimalik, et sa teed seda või teist või kolmandat asja, ja. Nii et see on see ja siis ma sain aru, et ma teen midagi õigesti, jah, ma teen midagi õigesti, mida teised ei tee ja mul hakkasid tulema siis erinevad kliendid ja võib-olla üks esimesi kliente, kes mul tegelikult väga mõtlema pani, et vot ma olen hea, oli siis tegelikult Maria Palusalu, siiamaani Palusalu aias minuga töötab, siis et 8 aastat päris kaua on ju, kohe tema ettevõtte algusest pea alates. Ja ma mõtlesin, et miks mitte võtta vastu seda nii-öelda katsumust, on ju, et see on hoopis teine valdkond. Ma ei teadnud aiandusest väga midagi, mul oli aianduse raamatud, mul oli eluaega, olin ma elanud Tammelinnas eraaias, aga ma ei teadnud aiandusest midagi. Mõtlesin, et okei, et kui ma saan seda oma äris teha, siis ma saan ka teha seda Maria äris, on ju. Nii et Maria äris on täiesti sellised 100 000 kuud ei ole mingid üllatused, on ju praegu, nii et see võib olla inimestele nagu, et kuidas siis on, kuidas seesama muster saab töötada ja Maria ei ole üldse mu üks, ütleme nii, et ta on küll kõige kauem muga praegu töötanud, aga mul on olnud kliente väga erinevatest valdkondadest, on ju.
nii et on olnud nii küünetehnikuid, on ju, on olnud nii köögidisainereid, on olnud nii virtuaalseid assistente kui raamatupidajaid ja kõik nad on loonud endale siis sellise üle 100 000 euro käive aastas, ehk siis mõnedel on isegi 50 000–60 000 eurot kuus, on ju. Nii et kui see on midagi, mis sinu südame praegu põksuma paneb, sa võid mulle panna näiteks jaa siia chati, siis ma tean, et sa oled huviline sellisele muutusele. Ja täiesti on okei, kui sa ütled, et see ei ole praegu sinu jaoks, jah. Sest mina ütlesin aastaid endale, et see ei ole minu jaoks, jah. Enne kui ma tegin selle otsuse, et ma tegelikult nüüd hakkan tegema ja siis ma tõesti, Helena läks lasteaeda ja 3 korda nädalas hommikuti ma siis töötasin. Ja kui ta oli hommikuti sõimes, nii et see oli minu jaoks täiesti võimalik. Nii et ma loodan, et see lugu sind inspireeris ja võib-olla sa siis annad teada, et see on midagi sinu jaoks. Nii et siin on ka siis meie pere pilt, see on küll mingi natuke tagasi tehtud ja ma olen siis tegelikult siis praeguseks juba olen ka mitmete raamatute autor ja ma tõesti armastan töötada just naistega. See ei tähenda, mul mehi üldse klientide hulgas ei ole, on ikka, aga mehed on ka väga toredad, lihtsalt ma arvan, et meestel on tihti väga palju eelarvamusi sellega, kui palju nad peavad tööd tegema, millises vormis nad peavad seda tööd tegema ja ma ei viitsi neid mustreid väga palju murda, on ju. Naised on rohkem valmis võtma seda vastu, et ma ei pea nii palju rabelema, on ju, ja ma võin teha seda, mis mulle meeldib. Mehed on tihti sellised, kes ikkagi on väga palju töötavad läbi võitluse. Jah, nii et ma näen seda väga palju, kõik meesmentorid, coach'id Eestis õpetavad ikkagi seda, kuidas ikka kogu aeg ennast ületada ja tublim olla. Mina seda ei õpeta, mina ütlen, et sa juba oled tubli. Sa ei pea ennast praegu hakkama üle oma varju hüppama. Ja kõige selle juures meil on olnud, oli äsja just levis 23. kooselu aastapäev, 22. pulma aastapäev ja see on ka, et kuidas seda siis tasakaalustada, et kuidas on 4 last siis ja see miljoni käibega ettevõte ära mahub ühe katuse alla, sellest ma tahangi täna sinuga rääkida. Ja ma tahan ka öelda, et ma olen hästi palju ka mentor ja coach, kes kunagi ei õpeta seda, mida ma ise ei ole proovinud. Jah, nii et kõik igasugused programmid, asjad, mis ma teen ise need augud läbi ja siis ma hakkan ennast kliendiga rääkima. Jah, samamoodi ma olen kõik oma videod ise teinud, salvestanud, ma olen kõik need ise filminud, on ju. Ja see on olnud nagu selline tore teekond. Nii et see ei pea olema raske, et seda teha, ma tahan seda sulle öelda, et sul piisab täiesti, mina olen oma siin kodus magamistoas. Ma olen oma siin nii-öelda oma nurk, kus ma seda kõike teen, on ju. Ja see minule sobib, on ju. Sul ei pea olema mingit hullu salvestusruumi, podcasti ruumi. Sul ei pea kõiki neid asju olema valmis, enne kui sa tegema hakkad. Ja mis on kõige olulisem, sa ei pea olema maailma parim ekspert, et piisab, et sa oled üks peatükk ees oma kliendist. Jah, piisab, et sa, kes inimene, et sa natukene midagi juba jagad. Et sa saad kedagi aidata, on ju. Ja mulle nagu meeldib hästi ka, ma ise toetan ka, et Helenal käib praegu koduõpetaja kodus, ta tuleb täna 2. korda. Ta on siis 10. klassi tüdruk siit Tamme gümnaasiumist ja hästi selline särtsakas tore tüdruk, kes tegi siin koduõpetajate grupis postituse ja mulle jäi ta energia kohe silma juba, kuna ma tunnetan inimesi. Ja Helena on tema läbi saanud ühe suure sõbranna endale, on ju, mis natuke täidab seda kohta, et meie vanem tütar Elisa kolis Tallinnasse, on ju. Nii et ta on endale saanud ühe toreda sõbranna, kellega siis ka kooli asju nagu arutada ja koos õppida igasuguseid asju, nii et tegelikult ei pea olema ta tõesti õpetaja näiteks või diplomeeritud õpetaja, et aidata tal näiteks täna eesti keele käändeid õppida, on ju, jah. Nii et see on võib-olla selline oluline arusaamine sulle, et sa juba oled sellega, mis sul on sul väga palju maailmale pakkuda, on ju. Nii et ütle mulle jaa, kui sa saad sellest aru, et sul on asju, mida sa oskad ja ilmselt sa oled võimeline ka õppima uusi asju, on ju. Et eile ma käisin vibe koodimise koolitusel Tartu Ülikoolis ja see oli väga põnev, ma tegin poole tunniga tegin 3 äppi valmis. Kui teil on huvi selle vastu, siis ma võiksin teile täiesti teha sellise väikse koolituse, kuidas ma neid tegin või saad sina ka tegema hakata või oma koodi anda, kus on tasuta krediidid, on ju. Et võid mulle kirjutada, nii et ma tegin 3 äppi, ma tegin ühe
toitumisäpi endale, ma tegin oma trenni äpi ja ma tegin ära siis ka selle mingi söömispausi äpi, ja siis mul vahepeal läheb meelest ära, millal ma sõin ja siis ma söön väga tihedasti. Nii et ja kõik tasuta, onju, jah. Nii et ja järjekordne see koolitaja ütles, et ma olen Eesti vibe koodimise spetsialist, ekspert, onju, ta on õppinud seda, ma ei tea, 3 kuud tagasi, onju. Nii et tegelikult sa pead mõtlema, et sa ei pea, sa juba sellega, mis sa oled, sa oskad väga palju. Ja ma annan teile täna siis 3 sammu ja esimene samm on siis mõtte või see eneseväärtus. Kõige rohkem, mida ma naistel tõesti, nagu ma juba ütlesin, on see enesekindluse puudus, on ju, et enesekindluse puudus, et seda hakata siis tegema. Ehk siis sa lihtsalt ikkagi mõtled, äkki seal on veel mingi saladus, on ju, mingi saladus, mida Heidi täna ei räägi, on ju, kindlasti ta müüb seda kuskil kallis programmis, on ju, mida ma ei räägi, on ju, aga ma olen täiesti, ma tahan, et sul hästi läheks ja sellepärast ma räägin kõiki asju. Nii et see eneseväärtustamine ja arusaamine ja ka küsida väärilist tasu läheb siia alla, onju. Nii et ja mina ka nagu hästi julgustan inimesi. Noh, kui sa ikkagi oled väga hea, onju, jah, nii et mikspärast inimesed minul on nõus maksma nagu sellist tasu tihti, kui ma võtan mingeid üks-ühele töösid või asju, sellepärast et ma tõesti ühe seansiga on võimalik vabastada ta mingist armukadedusest või ärevusest või millestki sellisest, onju. Või aidata tal ühe seansiga näiteks prillidest loobuda. Mul on ka kliente, kes on eluaegsed prillikandjad. Me teeme ühe seansi ja ta loobub prillidest, vanem naine, ja samamoodi ta elu ka muutub, onju. Jah. Nii et elu muutub näiteks, et ta hakkab ettevõtjaks, onju. Jah. Nii et, aga see ongi väga erinev, mida pakkuda. Ma võin ka pakkuda, ma ütlen, vibe koodimise töötuba, kui ma tahan, onju, sest ma olen ise 3 äppi teinud eile õhtul, onju, tunni aega, onju. Nii et igast asju saab pakkuda, onju. Nii et see number 1 on kõige alus, sellepärast nagu meil ka, et kui ma kellegi kliendi võtan, siis me kõigepealt ärimastermandis igal pool ma saadan ta kuskil mingid oma salastatud koolitusi vaatama, mis teeb tal tegelikult selle energeetilise shifti ära, et ta mõtteviis ja eneseväärtus kasvab, onju. Nii et mul on kliendid, kes tulevad ja võib-olla võtavad kliendi käest 50 eurot, siis pärast minu sessioone nad hakkavad küsima 450 eurot, onju, sessiooni eest. Nii et kui ta saab tegelikult aru, et mis muutus seal tegelikult toimub, onju. Nii et miks me tunneme siis ennast ebapiisavana? Ebapiisavuse juured on siis, sest meil juba koolist alates on õpetatud meid väga palju võrdlema, ootama seda paremat hetke, onju, uskuma, et me pole veel piisavad või valmis, jah. Nii et see kõnetab sind, et sa kogu aeg mõtled, et vot algan nüüd või sügisel alustan, onju. Alustan siis, kui lapsed välja kolivad kodust, onju. Alustan siis, kui ma olen ideaalses kaalus, onju. Alustan siis, kui ma ei tea, saan 1000 eurot kuskilt tasuta, onju, noh, või lotovõidu võidan, onju. Kahjuks neid lotovõite ei tule, ei jätku kõikidele, onju. Jah, neid 11 miljonit ja ei ole võimalik, et sa kõik nüüd saavad seda, onju. Pigem on see haruldus, onju. Ja sageli ei ole probleem teadmistes, vaid mõttemustrites, mis hoiavad meid tagasi alustamast. Nii et tegelikult, kui sa ei alusta praegu, siis suure tõenäosusega ei alusta seda ka uue nädala esmaspäeval, onju. Nii et seal tulebki vaadata, et mis see mõttemuster sul on, mis kogu aeg kordab, miks ta seal on, jah. Ja miks see takistab raha teenimist, on siis, kui sa ei usu enda väärtusesse, sa ei küsi oma töö eest raha, sa ei julge ennast nähtavaks teha, sa lükkad alustamist edasi, mitte sellepärast, et sa ei oskaks, vaid sellepärast, et sa kahtled endas, jah. Nii et siin ongi see, et siin on justkui nii-öelda see meil on nagu selline kumm, onju, jah, mis venitab, onju. Inimestel on see väga erinev, et noh, näiteks minul ei ole probleemi täna hommikul, et ma ei tea, sa võiksid panna teada mulle, kus kaudu sa üldse minu webinari leidsid, et kas sa oled mu uudislistis, kas sa leidsid Facebookist, kas sa leidsid mingist Facebooki grupist, kas sa nägid äkki mu Facebook laivi täna hommikul, mis ma tegin, onju, kas sa nägid mu story't täna, mis ma tegin oma eraprofiilile, kas sa nägid mu postitust mu eraprofiilile, onju, et seda webinari siin vaatad, mul oleks täitsa huvitav teada. Ja kui sa mõtled selle peale, kui palju ma täna tegin omalt poolt, et sina siia tuleksid, et sa üldse teaksid, et mul webinar on, siis ma tegin päris palju, onju. Ja mul kulus selleks 15 minutit. Jah, 15 minutit täna hommikul ma tegelesin sellega, et kui meil oli 51 osalejat, et me saime juurde siis veel 30 inimest, jah. Nii et, aga kõik ei ole selleks valmis, onju. Kõik inimesed ei ole selleks valmis, et see 15 minutit võtta ja 30 inimest juurde saada, onju. Nii et küsimus ongi, et kas ta ei tea, mida teha või ta lihtsalt ei tee. Või ta mõtleb, et see ei ole parim viis, onju. Jah, see ei ole parim viis, onju.
võib-olla ma siis ei tee postitust, teen näiteks story täna, onju. aga võib-olla ei tee täna, võib-olla teen esmaspäeval, jah, 23. onju, onju, et saad ise vaadata, kus sinu mõte onju, et kus kohas sa täpselt oled, onju, sest mina teen kohe asju ära, onju. ja, ja ka siis ma järgmise punkti juurde ja edu ei pea tähendama läbipõlemist, et minul oli vot seesama esimene 100 000 aasta, mis mul oli selle aasta lõpus, siis ma tegelikult või aasta nii-öelda nagu esimese aasta neljandas kvartalis oli mul läbipõlemine. Lihtsalt mul oli lihtsalt nii palju kliente, et ma põlesin läbi sõna otseses mõttes, et ma pidin haiglas olema 3 nädalat. mu mees Levis viis mu haiglasse, ma olin 3 nädalat haiglas, seepärast, et ma ei maganud ja ei söönud, ma ainult mõtlesin klientide peale. ja ma olin lihtsalt niivõrd elevil sellest, mida ma tegin ja mul tuli läbipõlemine. ja, ja mis see minu jaoks tegi, oligi see, et ma otsustasin, et vot ma nüüd teen hoopis teistmoodi tööd, ma tegin oma süsteemid korda ja ja see on sellepärast, et meil on õpetatud, edu tähendab pingutust. ma ei tea, kas sinul on see uskumus, et sa pead pingutama, et midagi saada, sa pead olema hea laps või tubli või midagi tegema. minul oli väga palju, väga tihti mu ema ütles, kui ma midagi tegin, et tubli tüdruk või ole tubli või midagi sellist, onju. et kogu aeg tahtsid nagu tõestada ennast, et ma olengi tubli ja ma suudan rohkem, onju. jah, et mina siis pea 8 aastat tagasi või 9 aastat tagasi tegin siis muudatuse, et ma ei pinguta. ja see võib olla imelik sulle, et ma teen neid lihtsalt väga-väga lihtsalt, mul on need asjad, mis ma teen, on mul väga lihtsad ja kuidas neid siis saada, ma siis õpetan inimestele. Ja sest tegelikult me ei saa pingutada, eriti naistena me ei saa pingutada, meil on oma tsükkel, onju, kuutsükkel, meil on head päevad, meil on halvad päevad, meil on erinev energia, onju, ja ööpäevas on 24 tundi. ma ütlen ausalt, et kui mul on 4 last, siis ega mul muuks eriti aega ei jäänud, onju. et kui sul on ikkagi laps, sa pead selle lapsega tegelema, sa pead ta eest hoolitsema, sa pead teda toitma, sa pead teda kuulama, sa pead temaga rääkima. noh, mul on praegu ainult kodus 2 last on meil Tallinnas ülikoolis, aga ma ei saaks öelda, et mul nüüd koormus väga palju väiksem on ausalt öeldes isegi selle 2 lapsega, sellepärast et lihtsalt nad kogu aeg tahavad minuga rääkida onju, nii et mul on tegelikult see emaks olemine on ikka naistel ikka nagu tõsiselt sotsiaalne töö ja see ka, et lisaks sa pead vastutama, et nad sööksid tervislikult, onju, et nad mingit kräppi ei sööks, et nad ei oleks liiga palju arvutis, liiga palju telefonis, nad õpiksid, nad käiksid huviringides, nad teeksid sporti. ühesõnaga neid asju on nii palju, et tihti sa unustad iseennast ära, onju. ja siis tuleb jälle see iseennast üles leida, et jälle ei oleks ülekaalu, onju, et sa ikka pöörad endale tähelepanu, et sa paned ennast esimeseks. et naistel on kogu aeg see justkui see ettevõtlus ja elu on justkui nagu mingi kogu aeg mingi maraton käib, et kust võtta seda aega iseendale, onju. ja kus sa peaksid siis veel oma ettevõttele aega võtma, onju, kui sa ei jõua isegi käia või teha igasuguseid asju, onju, või tervislikult süüa, et sööd seda, mis külmkapis on, onju. nii et fakt on see, et keha ja meel vajavad taastumist ja igasugune rohkem tegemine ei ole jätkusuutlik strateegia, nii et seal peab olema süsteem, et seda teha, onju. ja peab olema automatiseeritud süsteem sul alateadvuses ja elus ka. Lisaks väga palju inimesed ei tea, mis on üldse õiged eesmärgid, jah. nii et ma lihtsalt ei jõua nagu kõiki kommenteerida erinevaid postitusi, mis mu feed'i tulevad, aga ma näen väga palju on praegu levinud naiste hulgas see, et mida nad tahavad, nad ei tea, mis eesmärke võtta, nad ei tea, kes nad enam onju. lihtsalt see on nagu eriti see viimase 5 aasta surve, kui Ukraina sõda on ja kõik muu onju. uskumatu, et see on juba nii kaua varsti kestnud onju. ja see ongi see, et väga palju me oleme sellises ellujäämisrežiimis onju, et hirmud on ju, et kas Eestisse tuleb sõda, mis kodus saab, hinnad lähevad lakke, tööd peab rohkem tegema onju. ja need oma eesmärgid tegelikult kaovad üldse ära, mida sa siis tahad, onju. ja ka, et kas see eesmärk on sul üldse selline südame eesmärk, sest sa ei saa ka, me ei hakka selle eesmärgi poole liikuma, kui me ei ole seda südame eesmärgist teinud, onju. ja me võime küll mõelda, et vot me tahaksime nüüd trenni teha või äri kasvatada, aga kui ta ei ole su südame eesmärk, siis seda lihtsalt ei tee, onju. siis on aastaid riiulil on ühel hetkel vaatad, et oh, oleksin ma ainult teinud trenni, et siis oleks, ma ei tea, võib-olla mu mees ei oleks teise naise juurde läinud või ma ei oleks, ma ei tea, mingis diabeedis või ma ei tea, mis iganes, inimesed avastavad igast asju hiljem, onju. ja õiged eesmärgid toetavad nii äri kui ka heaolu ja loovad järjepidevust, mitte survet, et õige on just see, et sa
teed seda kergelt ja rõõmuga. Ja sa ei loo äri selleks, et end ära kaotada, vaid selleks, et luua elu, mis sind päriselt toetab. Et tegelikult ma nagu ütlesingi, et mina õpetan hästi palju seda, kuidas sa saad selle oma ettevõtluse panna sellisesse raami, mis aitab sul olla kõikides nendes teistes rollides, mis sul on, sest ma arvan, et kui sa sellisel webinaril oled, siis sul on päris mitu rolli, milles sa oled, on ju. Ja need rollid ongi erinevad, et võib-olla oled kellelegi abistaja, võib-olla mina olen ka nii-öelda ka selles sandwich'i generatsioonis, on ju, mul on ema, on ju, keda ma pean hooldama, on ju. Mul on lapsed, on ju, kes on veel nii-öelda, ei ole välja nagu elu peale läinud. Lisaks on mul on ju abikaasa, on ju, ma ei ütle, mul need abikaasa hullult tegemist on, aga noh, natuke ikka on ju. Päris, päris nii ei saa, et elan üksikul saarel ja abikaasaga ei suhtle, on ju. Nii et neid inimesi, kes minuga kangesti rääkida tahavad siin kodus, on päris palju, on ju. Lisaks mul on sõbrad, mul on huviringid, igasugused muud asjad, on ju. Nii et sellepärast ongi oluline, et sa teeksid seda eksperdi asja, sellepärast et kui sa teed ja nišid ennast eksperdina, siis see kõik elu on sul palju lihtsam. Et nagu ma ütlesin sulle, et kui ma nišin ennast naiste coach'ina, siis tegelikult mulle tuleb ikkagi mehi ka, on ju. On ju, mul on mehi kliente ka. Lihtsalt mul on oluliselt lihtsam ennast inimestele nagu rääkida, et ma tegelikult olengi naiste heaolu coach on ju ja raha coach on ju. Nii et kui sisemine vundament puudub, ei püsi ükski strateegia, nii et kas sa oled sellega nõus minuga, et kui sul ikka seda enesekindlust ja edasiminekut ei ole, siis ma võin sind siin piinata, et sa teeksid selle postituse oma eraprofiilile või kuskile, on ju, aga ega sa ei tee küll, on ju. Ja kui see klient sulle kirjutab, ega sa ei vasta ka selle kirjale, on ju. Ja ma ei tea, kas te olete seal olnud kuskil, et mõni klient kirjutab sulle, et tahaks, ma ei tea, mingit huvi sinu tegemiste vastu, aga sa lihtsalt nagu paned silmad kinni ja ei vasta talle, on ju. Nii et see on ka üks asi. Teine samm on siis eksperdi väärtus. Sa ei pea teadma kõike, sa pead teadma midagi, mis aitab teist inimest edasi, on ju. Ja hea asi on, et neid asju saab kõike õppida. Nii et eile ma olin ka seal vibe code imise töötoas. Tegelikult seal oli ka teine grupp, mis oli siis nagu natukene juba selline natuke kõrgemal tasemel kodeerimine, kuhu ma ei läinud ise. Aga ma saan seda ju õppida, on ju, et ma õpin mingid asjad selgeks, on ju, aga siis võib-olla ma lähen ja teen hoopis, arenen veel edasi, teen 2,5 nädalat veel kodeerin midagi. Aga see ei ole minu kirg, on ju, ma ei hakka never nagu, see ei ole minu kirg, millega ma tahan nagu silma paista või ekspert olla. Mul on lihtsam, et ma kellelegi maksan, kes seda teeb mulle, on ju. Ja ma teen ikkagi seda, mis mulle tõeliselt nagu meeldib, on ju. Nii et ja oluline on ka see, et ma ei pea ilmtingimata olema ülikooli professor psühholoogias, et aidata sind üle ärevusest, on ju. On ju. Nii et ka, et mis sa nüüd arvad, et sa peaksid nagu olema või tegema või mis seda sinu jaoks nagu tähendab, et olla ekspert. Sul ei pea olema ka kodulehekülge, et kõike seda teha. Inimesed tihti alustavadki sellega, et hakkavad oma kodulehekülge ehitavad mingi pool aastat kodulehekülge ja nad sellele ei müü ühtegi toodet, on ju. Lihtsalt ehitavad oma kodulehekülge, on ju. Ja oleks nad siis ehitaks iga päev, ei, neil võib-olla on mingi sõber, kes seda teeb oma vabal ajal ja ühel hetkel, kui see kodulehek valmis on, siis justkui nad peaksid müüma hakkama, aga siis see müüki ka sinna taha ei tule, on ju. Nii et ma ei tea, kas sa tunned kedagi sellist, ma ei taha isiklikuks minna, aga mina näen oma klientide seas palju, kes teevad hoopis valet asja, sul ei ole tegelikult vaja kodulehekülge, et teha müüke. Nii et mõtle, et kui sa oled kunagi kedagi aidanud, näiteks mingi sõpra rasketel hetkedel, klienti leidmaks lahendust, kolleege uute teadmistega, pereliigete murede keskel, siis sa juba oled ekspert, on ju. Ise sa pead selle valdkonna valima, et mida ma tahangi öelda, et ma olengi ekspert näiteks selles valdkonnas. Ja ekspert ei sünni sertifikaadiga, ekspert sünnib kogemusest, nii et ma eile rääkisin just oma eratreeneriga. Minu treener on Siim Savisaar, kes on Eestis väga tuntud kulturist, jah. Ja ma olen väga õnnelik, ma olen 2 aastat taga iga kolmapäeval trennis käinud, nii et ma olen ka väga tubli olnud temaga. Mis ta väga toredasti ütles, et ta läheb 2 nädala pärast läheb Tallinnasse treenima uusi jõusaali treenereid, et on väljaõpe. Ja ta on seal 6 päeva, treenib treenereid ja ta ütles, et tavaliselt ta laseb alati käe üles tõsta, et kas sa nüüd õpid endale seda treeneriks, on ju, et see sertifikaati saada iseenda jaoks või hakkad teisi treenima. Ja kuskil nii 50% inimesi teevad seda ainult iseenda jaoks, et nad ei hakka kunagi seda kedagi teist treenima.
jah. Ja see on väga tore, ta ütles, et tal on täiesti austus nende inimeste vastu, kes tahavadki teada, et kuidas õigesti trenni teha, onju. Et saada oma unistuse keha ja inimestel on vaba aega, et õppida asju, nii et mina olen ka õppinud investeerimist, börsiinvesteerimist vabal ajal, ma olen igasuguseid asju õppinud, ma olen selline enesearengu friik, onju. Et anna mulle aga teema ja ma hea meelega õpin seda, onju. Nii et see on samamoodi, et kui sa teed mingi, väga paljud inimesed, kes teevad neid sertifikaate, tegelikult nad ei hakka seda kasutama millegi muu jaoks, kui näiteks, kui mina õpetan välja coach'e, on ju, siis võib-olla 50% neid tahab lihtsalt oma elu korda saada ja tasuta nõustamist saada oma grupikaaslastega, on ju, jah. Võib-olla sealt teine 50%, et siis see, kes tõesti, sa võib-olla vaatad kuskil sotsiaalmeedias ja võib-olla ta ütleb, et vot, ma olen Heidi juures õppinud, on ju, ja võib-olla jääb silma, võib-olla ei ütle seda ka, on ju. Nii et see on tõesti, see on, ekspert sünnib kogemusest, et kui sa ütledki, et vot, ma olen nii kaua seda teinud, on ju, ma tean, kuidas seda teha, on ju, ma võin sind aidata, on ju, siis tegelikult loeb see kogemus, on ju. Oled sa nõus minuga? Et kui sa oled midagi ise mingit ämbrit kolistanud, siis see on oluliselt kõvem sertifikaat kui mis iganes paber, on ju. Mis jälle ei tähenda seda, et sa nüüd üldse mitte midagi ei tea ja siis hakkad midagi tegema, on ju, ütlen, et tahad kaalust alla võtta, joo iga päev ainult, ma ei tea, keefiri 6 aega, et siis oled terve ja kõik, on ju, siis kus sa siis need vitamiinid saad ja asjad, on ju, jah. aga noh, igasuguseid eksperte meil siin on, on ju. aga inimesed jälgivad neid ja proovivad ka, on ju, okei, joongi keefiri nädal aega ja olengi kilo kergem, on ju, vaat kui tore, on ju. jah. Nii et ma loodan, et see natukene sind aitab siit edasi. ja, ja alustamiseks ei pea sa ka olema siis parim ekspert, et alustada, et väga suur raskus inimestel ongi tihti alustada, et teha need esimesed postitused sotsiaalmeediakontod ära, teha igasuguseid selliseid ja see ei tähenda, et sa tead kõike. Mina ka tegelen sellega, noh, praegu jälle ikkagi tegelen kogu aeg, et kuidas paremaks saada, ju näed, käisin vibe koodimise siin, on ju. lihtsalt enda huviks, on ju. noh, nagu ma ütlesin, ma olen selline enesearengu friik, on ju. Ja piisab sellest, kui oled üks samm eespool ja valmis aitama ja oma kogemust jagama, et see võib-olla, ma võingi öelda, et kui klient väga palju tuleb, on ju, siis ma ütlen, okei, ma tunnetan, et see võiks minna või see, ma tunnetan su klienti, vot see võiks talle sobida, on ju, ja. ma ütlen, et oo, ma vaatan, su human design kaardil on sul see keskus hästi aktiivne, et sa peaksid seda rohkem turundama, on ju, et sa seda teed, on ju, on ju. mingeid selliseid asju nagu ütlen kliendile, on ju. Et aga see tihti ei ole, see on sul kaasasündinud, on ju. et see kõik human design kaart on su kaasasündinud anne, sa ei pea selleks väga midagi tegema. On sul huvitav, anna mulle teada chatis. Inimesed ei osta teadmisi, see on ka, et tõesti, ma võin teha mingi äpi, on ju, ma võin teha, ma ei tea, mis iganes chatilt küsida, et kuule, anna mulle nõuandeid, on ju, kuidas nüüd, ma ei tea, mingeid makse maksta või mida teha, on ju, on ju. et nad otsivad, tahavad tegelikult seda sinu toetust, seda tunnet, selgust, on ju, kedagi, kes neid mõistab, on ju, sest ai ei ole empaatiline, on ju, tal ei ole seda elukogemust, on ju. jah, ta ei saa sulle öelda, et vot, et minu klient tegi seda, on ju, ja ma soovitan sulle ka seda teha või mina tegin seda asja, seda ai ei ütle sulle kunagi, on ju. nii et sinu väärtus ei ole selles, kui palju sa tead, vaid kuidas sa aidad teistel edasi liikuda, nii et on inimesi, kes teavad väga palju, on ju, aga nad tegelikult nad ei oska seda õpetada, et kuidas ma seda tegin, on ju. jah, nii et mina oskasin selle oma 100 000 aasta nii-öelda mudeliks lõin selle baasil programmi, on ju, mida siis väga paljud inimesed on Eestis läbinud, on ju, äri mastermind'i, on ju. nii et seal on kindel raamistik, mida sa teed praegu ja mida sa praegu ei tee, on ju. nii et ma ei saa näiteks, mul ei ole mõtet minna kuskile podcast'i esilema, kui mul ei ole online toodet, on ju, on ju. et väga lihtne, on ju. nii et inimesed käivad esinemas, aga neil ei tule müüke sellest. nii et päeval, mil sa sündisid sa ainulaadse häälega, mis on ainult sinul ja ühelgi teisel eksperdil planeedil pole sellist häält. ja see tähendab seda, et mis iganes asja sa teed, tõesti oled joogatreener või teed mingeid asju, on ju, siin on ju, siis sul on väga spetsiifiline stiil.
jah, ma ise ei ole joogatreener, ma olen ise tree praktik ehk siis tree trauma on siis trauma release exercises on ju. ja ma ikkagi, kui ma teen naistega mingeid üritusi, päevi, suvepäevi, mingeid üritusi, siis kuskil looduses on ju, siis ma ikkagi teen neid tree harjutusi ka on ju. ja mul on tree online kursus on ju, kui keegi tahab õppida, kuidas seda teha ja vahepeal jooksutan gruppe on ju online'is on ju. aga minu passion ei ole see, et ma võtaks nüüd ütleks, et Tartus, kuigi mul on olemas aparaaditehases ruumid on ju, et ma siis ütleks, et naised, et iga kolmapäev kell 6 tulge minu juurde tegema seda. ma lihtsalt ei saa, sellepärast et kolmapäev kell 6 ma teen hoopis teisi asju, on ju. ja enamus minu kliente tahaks võib-olla hoopis kolmapäev kell 6 seda teha, on ju, või mingi õhtuti on ju, või nädalavahetustel. aga ma seda praegu ei saa, sellepärast et mul on väiksed lapsed. ja kui sa hakkad jagama oma ainulaadset vaatenurka ja oma stiili, kuidas sa teed, loob see ühenduse ainulaadse publikuga. nii et mitte kõikidele ei meeldi, kuidas mina räägin näiteks. võib-olla ütlevad, vaata, Heidi kasutab paradiisiitsõnu või liiga kiiresti või noh, ei räägi nii spetsiifiliselt või mida iganes võib öelda, onju. Kekutab videos onju. et mida iganes inimesed võivad mõelda või teha, see on noh, see on arvamus ja hinnang ja hinnangud, arvamused on maailma kõige odavam valuuta onju, nagu sa tead onju. inimesed arvavad igasuguste asjade kohta, mõtle kasvõi poliitikute peale onju. mina küll ei tahaks Eesti peaminister ega president olla, sellepärast et isegi ükskõik, mis palka seal makstakse, sest sa saad lihtsalt nii palju jama kogu aeg iga päev endale. nii et usaldus võrdub väärtus ja raha, ehk siis mida rohkem inimesed sind usaldavad, mida rohkem sa nii-öelda walk your talk, sa teedki neid asju, mida sa teed, jagad, et sa neid teed, paljud inimesed ei julgegi jagada, mina ka ei julgenud väga jagada, mida ma teen, sellepärast et ma mõtlesin, et see on nagu edvistamine, et näitan, et minul ei olegi nii raske kui teistel onju. aga nüüd ma olen rohkem isegi eraprofiil, ma jagan rohkem neid asju, mis ma teen, nii et kui sa tahad, sa võid jälgida mind. samm number 3 on siis, kui sa nüüd oled saanud selgeks seda, mis sa juba ekspert oled, millega sa inimest aitad, siis kolmas asi on siis, et saada paika siis see raha ja struktuur. et, et teadmised üksi ei loo sissetulekut, peab olema struktuur. nii et täpselt ma võin tuua sul näite, see eilne vibe koodimise asi oli, ma võin luua toote, aga kui ma ei mõtle sellele, et okei, et võib-olla ma võiksin seda äppi näiteks ka müüa näiteks kellelegi, onju, siis ma ei saa sellest raha, onju. et kui ma annan selle oma äpi tasuta kõikidele ära, onju, siis ma ei saa raha. aga ma tean, mul on mitmeid sõpru, kes on teinud äppe ja näiteks saavad iga kuus näiteks mingit täitsa mõistlikku raha selle eest, onju. nii et kõik inimesed ei oska nagu panna oma teadmisi rahaks, et ei oska seda toodet teha, mida nagu inimesed ostaksid. Nad ei oska seda hinnastada, nad ei oska seda mõelda ja selle peale jääbki see väga paljudel inimestel nagu pidama see asi, et mida siis ikkagi pakkuda, mis on mulle mugav, onju, mis on mulle tore, onju. ja näiteks kui sa lood koolitusprogrammi, ootavad inimesed ühte asja, et nad saaksid tulemusi võimalikult lühikese aja jooksul. keegi ei taha olla päevi mingis koolitusprogrammis, ma olen olnud mingites koolitusprogrammides, mis venivad nagu noh, ülikooliski mõned kursused, kui sa oled ülikoolis käinud, et lihtsalt nagu venivad kuude viisi, siis mina nagu kõik minu programmid, mis ma teen, ma proovin võimalikult vähe rääkida mingit loba, onju. et ainult kõik see, et sa saaksid tulemuse, mida sa tegelikult tahad, onju. ja need tulemused tulevad ka erinevate etappidega, et võib-olla ongi üks etapp, et teha see online kursus, teine asi on hakata seda müüma, onju. jah, et mõned inimesed suudavad seda müüa ja siis alles teha, onju. et see on täpselt nii, et kuidas inimese see human design'i kaart on. nii et inimesed tahavad videotest kiireid ja praktilisi tulemusi ilma oma aega raiskamata, jah. ja nad tahavad täpselt seda, mida nad tulemuste saavutamiseks tegema peavad. nii et sina ka täna siin ilmselt sa nagu nüüd oled juba aru saanud, et mis on sul need sektorid sinu tegemistes, mis sul siis puudu on, kas sul ei ole seda toodet siis on ju, kas sa ei ole siis valinud, mida sa täpselt tegema hakkad, on ju. mis on see pakkumine, kellele sa teed, kellega sa tahad töötada, sest nagu ma juba ütlesin, on ju, ma töötan naistega, on ju, nii et kes tahavad ettevõttes online tooteid müüa, kes tahavad turundada, on ju, ja teha seda edukalt, on ju, leida oma sihtgruppi, kõike seda, on ju, tasuta. ja kõike seda siis ka seda ma tahan, et see edu ei tähenda pingutust. ööpäevas on ainult 24 tundi ja läbipõlemine ei ole jätkusuutlik, et ma tõesti
arvan, et see on väga oluline, et sa teeksid seda kõike rõõmuga. Ja väga paljud eksperdid langevad nendesse lõksudesse, jagavad liiga palju tasuta, et sa peaksid jagama mingit osa tasuta. Mina ka jagan siin täna, võib-olla sa mõtled ka, oo Heidi nii palju jagab tasuta, onju. Ma tegelikult ei jaga, sest tegelikult kui sa tuled mu tasulisse programmi, siis seal on hoopis, ma ei tea, 95% rohkem väärtust, onju. Ja, ja väga paljud eksperdid kõnelevad liialt laialt, nii et mina proovin hästi spetsiifiliselt täna rääkida, et kuidas sina saad oma eksperdina raha teenida. Aga väga paljud inimesed tegutsevad ka ilma selge fookuseta või eesmärgita, et nad teevad natuke ühte asja, natuke teist asja. Nad ei tee nagu, nad ei pane nagu kõiki munasid ühte korvi mingiks ajaks. Mina hästi soovitan panna munad ühte korvi mingiks ajaks ja siis mingi aja peale need munad siis teise korvi valada, onju. Ja siis on sul juba munad kahes korvis, onju, jah. Nii et munasid ikka hoida eri korvides, aga teha seda nagu süsteemselt, onju. Ja hea sisu loomine on väärtuse andmine, aga müük on kutse tõelisele muutusele, et siin on ka vahe selles, et kas ma lihtsalt jagan informatsiooni, onju, või ma siis tegelikult aitan ka midagi luua inimesel, millega ta ise üksi hakkama ei saaks. Nii et on 3 võimalust, kuidas inimesed sinu pakkumisi näevad, mida sa tahad eksperdina pakkuda. Üks ongi see, et see orgaaniline sisu, ehk siis siin on see pilt, on ju, igasugune Facebook, LinkedIn, Youtube, emaili kirjad, blogi, on ju, soovitused, on ju, kõik selline, mis keegi suust suhu ütleb, et vot sa ka soovitan teda väga, on ju. Siis on meililist, on ju, see on ka selline hästi oluline asi. Võib-olla sa said tänase kirja meililisti ka baasil, on ju. Et kui sul meililist ei ole, sa ei ole seda õigesti automatiseerinud, sa ei ole seal teinud oma asju, klienditunneleid, süsteeme, siis tegelikult see meililist lihtsalt ripub sul mingid inimesed seal on ju, kes sa isegi võib-olla ei tea, kes seal on ju. Ja siis aga tasuline reklaam, vot ma just eile mõtlesin, et peaks ka tasulist reklaami tegema tänasele töötoale, aga liiga hilja tuli meelde. Tegelikult see ei ole ka üldse halb, ma ikkagi vahepeal olen teinud 1000 eurode eest ka tasulist reklaami, eks ole. Ja see on ka, et millele sa tasulist reklaami teed, et ei ole mõtet mingile kallile tootele seda kahtlemata teha, onju. Nii et ja sa ei pea kasutama kõiki neid korraga, et sa võid kasutada ühte, teist või kolmandat. Mina tegin täna, kasutasin orgaanilist sisu, nagu ma hommikul rääkisin ja meililisti ka, onju. Nii et ma meililistis andsin ka tegelikult teada, et see töötuba tuleb. Ja siin on viga, mida enamik eksperte teeb. Hea sisu üksi ei loo ega too tulemusi. Ja ilma struktuurita tekib juhuslikkus, mis väsitab ja hajutub. Nii et sellepärast peaks olema nagu kindel struktuur sul, kuidas sa seda teed. Mida sa täpselt teed, nii et noh, minul näiteks turundusplaan on aastaks ette tehtud, et ma tean täpselt, mida ma müün näiteks septembris. Jah, mida ma teen septembris. Väga paljud inimesed ei tea seda, jah, et mida sa mingitel kuudel müüd ja kuidas see üldse üldisesse keskkonda nagu sobib, on ju. Jah, nii et väga paljud inimesed valel ajal pakuvad valesid asju, on ju. Nii et noh, täna sul ei ole ilmselt noh, kui sa oled nagu raamatupidamissektoris, siis praegu on sul hea mõte näiteks hakata pakkuda juba aastaaruande tegemist, on ju. seepärast need vaesed kliendid hakkavad, tulevad meelde, et suvel on jälle neid vaja, on ju, ja nad tahavad olla tublid, on ju, ja teha see natuke varem ära, on ju. nii et see on nagu raamatupidamisvaldkonnas näiteks. Kui sa oled üldse mingis jooga, toitumine, siis inimesed tahavad saada suveks vormi, on ju, nad tahavad saada lahti oma menopausist ja tselluliidist ja kõikidest asjadest, mis võimalik, et juulis saaks Pärnu rannas peavitada, onju, jah. Nii et see on väga hea, et ikkagi nagu teada seda struktuuri, mida sa teed, mis on see pakkumine, kes on see klient, onju. Ja seda pakkumist ka nagu õigesti välja panna, et see klient ka ostaks. Sest kui sa ei oska seda pakkumist ka õigel moel välja panna, siis sa võid postitada iga päev, onju, aga kliente ei tule. Nii et sisu iseenesest võib muutuda müraks, onju. Müra on see, et uksest ja aknast tuleb siis seda infot, onju, aga mida siis teha? Ja võtsin siis, siin on 3 asja nüüd kokku, mis me täna oleme rääkinud, ongi selge probleem, konkreetne lahendus ja lihtne pakkumine, onju. Ja kui üks neist puudub, ei teki sissetulekut. Oled sa nõus minuga? Jah. Pakkumine ei ole pealesurumine ka, et pakkumine on lahenduse nähtavaks tegemine.
nii et mina ka teen sulle täna nähtavaks seda, et mikspärast see raha ei ole seni saanud, onju. jah, nii et võib-olla sul on mingi selline lambike põlema läinud täna, onju. Tada, onju, jah, ma saan aru, mul ei ole head pakkumist, onju. jah, ja inimese juhatamine järgmise sammuni, nii et täna ma ka tegelikult tahaksin, minule väga meeldiks, kui sa tahaks minuga edasi töötada, onju. mulle väga hea meel oleks, kui ma saaksin sind aidata siis, kuidas siis eksperdina raha teenida, onju. Ja pakkumine on ka väärtusest tasu küsimine, nii et see ei ole ka, et see on küll tasuta veebileht siin on ju, aga kui sa tahad edasi tulla, siis ma ju enam tasuta seda pakkuda kahjuks ei saa, sest mul on ka inimesed, kes minult raha küsivad, on ju, Eesti Energiast alates ja kuni mingite teiste väikeste kodanikena välja, on ju. nii et kui sa ei paku, ei saa keegi valida, et see ongi see, et sina saad nagu täna valida, et vot, kas ma nüüd tulen mugavustsoonist välja, et istun ja ootan ja kuulan webinare ja õpin, mis teha või sa tahad teha seda enda järgi ja kiiremini, onju. Ja personaalse toega. Ja see on täiesti okei, kui sa valid, et see ei ole sinu aasta, onju, sa ei hakka seda praegu tegema. aga see on täitsa okei, mina väga kaua valisin seda, et ma ei hakka seda tegema, kuni ma ühel hetkel tundsin, et nüüd aitab, onju. ole magnetiks neile, kes sind juba ootavad, jah, nii et sinu klient, ma tahangi sulle öelda, sinu klient on juba väljas seal, onju. sa lihtsalt ei ole teda või aitama läinud. saad sa sellest aru, et seal on inimesed, kes vajaksid täna sinu abi, kas sa oled sellest aru saanud? jah, võib-olla sa oled märganud, et seal on mingid koolitusel või webinaril inimesed küsivad küsimusi, sa oskad juba neile küsimustele vastata. jah, jah, oled märganud seda või märkad, et koolitaja räägib midagi, millest sa isegi tead rohkem, onju. jah, mul on seda ka juhtunud. nii et loodetavasti sa ei ole kõige targem inimene ruumis, kui sa oled koolitusel, onju, vaid koolitaja ikkagi on, onju, jah. aga juhtub seda ka, onju, jah. nii et ja potentsiaalid kliendid on astumas selle sammu sinu poole, sinu ülesanne on lihtsalt südada tuli, et nad näeksid kohe tulla, onju, et sa nagu ei ole kuskilt kadunud, vaid sa ütledki, et tead, mina olengi, kuule, sa otsid seda, onju. jah, sa tahad seda teha, onju, ma oskan seda teha, onju, ma aitan sind, onju. nii et ja ka lähedastele, jah. et alati nad ei ole valmis kohe tulema, aga minu õde näiteks, ma sain eelmine nädal oma õega kokku ja ta ütles, et Heidi, ma nüüd olen, noh, nüüd ma olen aru saanud tegelikult, et mul on armastuse plokid on ju, ma 10 aastat olen vallaline olnud. ja ma tahaksin nüüd sinuga üks-ühele tööd tegema ja ma olen nõus maksma, onju. ma ütlesin, okei, fine, onju, ma pean mõtlema, mis me sellega teeme, et sa nõus maksma oled või kuidas me sellega edasi läheme, onju, sest noh, tegelikult ma ju ei töötaks temaga raha eest, onju. aga, aga point on nagu selles, et sa kliendid, sul on igal pool need kliendid ja nad jälgivad sind, onju. Nad jälgivad sind, mis sa teed, onju. ja ühel hetkel võib-olla nad ise küsima, kuule, et ma näen, sa oled nii tubli ja sa tegid sellele kliendile toda ja mul on täpselt sama asi vaja teha, äkki teed mulle ka ära, onju. jah. oled märganud neid juhtumeid? ja, ja edustrateegia ongi see igasugune automatiseeriv müügiprotsess, onju. et mina, nagu sa täna siin oled ilmselt ka juba selle automatiseeritud müügiprotsessi tulemusel, onju. et müügilehtrid, meilijärjestused, lihtsalt reklaamid, et uued inimesed leiaksid mind ning minu poole pöörduda, osta ka siis, kui ma pole parasjagu kättesaadav. nii et võib-olla sa vaatad seda webinari ja mõtled, ja et võib-olla ma oleks mõne euro nõus Heidile maksma, onju, et ta mind aitaks natuke edasi, onju, jah. nii et sa näed seda, onju, ja see on sellepärast, et mul on olnud mingi maandumisleht, kus sa oled pannud kirja. ma olen teinud mingi Facebooki event'i võib-olla, ma olen kuskil laivi teinud, onju. keegi on võib-olla soovitanud, onju, et tule siia webinarile, onju. ja ehk siis sa näed, et see kokkuvõtteks ma lõin süsteemi, mis toetab minu vabadust, onju. et ma ei pea nagu inimesi nagu taga ajama, onju, vaid inimesed ise ütlevad mulle, kuule, et ma nüüd tahan sinuga tööd teha. ma olen valmis, onju. jah. ja see ongi nüüd see saladus nagu, kuidas siis panna see kõik see süsteem enda elus nagu kergusega voolama, onju. jah, iga päev onju, terve päev. sest kui sinu teekond on selge, siis õiged inimesed leiavad tee sinu juurde ise. jah. mis on su tänane suurim ahaa, anna mulle chatis teada. ja ma vaatan korraks, mis asi on, siis ma tean, millega ma edasi lähen, sest aeg on nii ruttu jooksnud, et me oleme tunni juba siit üle olnud, nii et kui sa pead ära minema, siis ma saadan sulle salvestuse, onju.
Irene kirjutab väga tuttav jutt, kuidas emana toimid. Ma arvan, et kõik emad maailmas saavad aru sellest, onju. Ja kui sa oled alustav ema, siis see on väga suur asi, kui keegi sulle räägiks seda, et mida teha, et ma just kommenteerisin ühte postitust mingis naistegrupis, kus keegi ütles, et noh, mul on 3 last ja ma olen 4. lapse ootel, et 4 lapse emad, et kas te olete elus, onju, et öelge au, onju, kui sa oled elus, onju, 4 lapsega. siis ma kirjutasin, jah, olen küll elus, onju. nii et noh, mõnikord on ainult seda vaja, onju. onju, et hüüa vastu, kui sa oled elus, onju. jah, nii et saad sellega tulema. ja Mellile tuli uudiskiri olen jälginud sinu tegevusi, uudiskirjad, leidsin Facebookis ka jälgin su tegevusi, väga hea. Laupäeval maailma tahaks küll sukeldada ja Channel, siis ma jagan hea meelega seda linki sulle, kui sa saad seda krediiti ja mul oli jah, see koolitajal oli mingi mega hea pakkumine, kus põhimõtteliselt tasuta sain kõik need 3 näppi ära ehitada mingi tunni ajaga. Jah, mul on täiega palju asju, mida oskan ja ma arvan, et mul väga hästi minu coach ütles, et väga paljudel inimestel on need Google Drive on igasuguseid kasulikke asju täis, onju, mida nad võiksid müüa, onju. Mingeid tabeleid, mul on väga palju Exceli, mingeid sheet'e onju, igasuguseid asju, kuidas midagi paremini automatiseerida või kuidas teha mingit, ma ei tea, müügianalüüsi onju, või kuidas vaadata oma ettevõtte kasumlikkust ja muud asju. Ma lihtsalt nagu aga mul on ka koolitused nende kohta, onju. Mul on lihtsalt alati koolitusmüüja ja koos selle noh, videoga onju, kus ma seletan läbi, kuidas seda teha, onju. Et lihtsalt tulebki vaadata, et okei, et ma võtangi nüüd ja ma nüüd müüngi seda asja, onju. jah, müügi võtan 10 eurot seal selle eest ja ma annan sulle mingi asja selle eest vastu, mis on väga väärtuslik, ma iga päev kasutan, onju. jah. Nii et noh, mul on selleks näiteks, mida ma klientidele väga palju jagan, ongi näiteks see, kuidas oma nädalplaani näiteks teha, onju, kuidas oma nädalat ette planeerida, onju. Sellised väiksed asjad, mis tunduvad, et noh, et ei olegi väga oluline, et kuidas ma seda siis lõpuks teen, onju. aga kliendile võib olla see nii, et vau, onju, et sa teed niipidi seda asja, onju. jah, nii et mul on väga palju kliente, kes noh, on ka muutust teinud, ma mäletan, kui Liina Ostumaa kunagi tuli mu kliendiks ja siis tema suurim vau oli see, et ma panen oma eraasjad enne kalendrisse ja siis pärast tööasjad. et tema püüdis nagu tööasjade kõrval oma eraasju nagu panustada. aga mul on alati see, et ma panen enne oma eraasjad onju graafikusse. noh, igasugused lastevärgid ja trennid ja muud asjad onju. lõunapausi onju, jah. nii et sinna peale ma kunagi klienti ei broneeri. nii, aga siis mul on täna sulle ka pakkumine, et kui sa tunned, et sa tahaksid edasi minna siit, aga sa ei tea veel, kuidas, onju, siis sa võid broneerida minuga täiesti tasuta sellise sobivuskõne. ja kui sa tunned, et sa tahad tegelikult investeerida, minna edasi, siis Heidi Blomberg E60 on mul märtsikuus avatud ajad. et veebruar on mul juba kinni kahjuks, aga sa saad panna sinna siis ja need on tõesti 60 on hästi 60 minutit onju, et võib-olla meil ei lähe 60, aga ma julgen, et ma seal võin kuulata, mis sul on ja ma võin anda oma arvamust, ekspertarvamust. ja võib-olla siis ka, kui sa tahad nagu edasi töötada, siis saame vaadata, et millisel moel sa tahad töötada, mul on sellised 100 euro kuused programmid, mul on ka kallimaid programme, oleneb seda võib-olla üks-ühele tööd onju. et on sellised mastermind näiteks kiirete mini mastermind, kiirete mastermind'id igasugused ja noh, kõige soodsam variant kindlasti on liituda kiirelt elumuutjatega onju, sest seal on ka näiteks selline koolituste pank juures ja kõik asi, aga seal on jälle noh, mida selline spetsiifilisem on, onju, mida kiiremini sa tahad liikuda, seda rohkem võiks olla seda, kus ma päriselt ka panen oma silmad sinu asjade peale, onju. ehk siis vaatan päriselt ka üle, mida sa teed, onju, ja miks sa ei tee seda asja, onju. kui coach itav sa nii-öelda oled, et luua siis endale sellist sissetulekut, mis maksab sulle töötasu, onju, mis maksab sulle kõike muud ka, onju. ehk siis ma jah, julgustan sind, et ma loodan, et ka see link on ju siin avaneb, ma panen siia ka, et otse klikitava lingi ka. nii et kui sa tunned, et sa tahad, siis oled väga teretulnud seda aega broneerima.
ja seal ei ole otseselt kohustust, et sa pead midagi ostma, aga ma julgustan sind pigem pane ikkagi siis, on ju, et kui sa tegelikult ka tõsiselt oma äriga tegeled, et nii, see on Didikali link. Nii et anna teada, kui sa panid juba see kõne ja kui sa ei ole, kui sa küsimusi on, siis küsi julgelt, on ju. Ja ma lubasin ka sulle anda täna kingituse. Ja see on siis, ma annan sulle selle siis ka otse osalemisel siin kohe üks hetk, ma võtan selle lingi välja, nii et küsi veel julgelt, sa võid chati panna küsimusi. Ja ma annan kingituseks sulle siis sellise toreda asja, mis on siis enese self-love ehk enesearvamuse videoseeria, on ju. Et kuidas sa saaksid rohkem endaga sõbraks ja muutuda ja minna edasi siis positiivsete muutuste poole. Et see on just esimene samm, millest ma rääkisin, väga paljudel inimestel on puudus, et kuidas saada enesekindlamaks. Ja see on mul muidu müügis 149 euroga, nii et see on sulle selle eest, et sa täna siin otse osalesid, nii et anna teada, kas sa said selle siit kätte. Nii et selline sõbrakuu pakkumine, on ju. Me ise peaksime enda suurim sõber ja toetaja olema. Nii et aitäh, et sa otse osalesid. Eriti suur tänu, kes te video sisse panite. Oli väga tore teid näha siin ja ma soovin sulle rõõmsat päeva ja kui sa tahad edasi liikuda, sa võid mulle kirjutada Messengeri midagi, kui sa tahad või meilile, on ju. Ja ma julgustan ka kõnet panema, kui sa tegelikult tahad, et ma pilgu nii-öelda sinu asjadele peale nagu panen ja võin öelda sulle selle kõne jooksul siis, miks need asjad sinu jaoks ei tööta, on ju. Nii et okei, aga tšau siis.